Ma olen üle 38 aasta küll vahelduva eduga ja vahedega pidanud päevikut. Ja siis üks päev tekkis mul tahtmine lugeda, mida ma kokku olen kirjutanud ja ma tõepoolest olen vahepeal mõelnud, et sellel ei ole sügavat mõtet, et ma ei taha seda teha. Ja nüüd, kui ma lugesin seda paar õhtut tagasi, siis mul tulid kõik need ajad meelde ja mul tekkis jällegi suur rõõm sellest, et ma olen seda teinud. Ja täna ma tahan rääkida lühidalt, mis selle asja võlud ja kasud on, et võib-olla see köidab sind ja võib-olla tahad sa ka üht koma teist enda elust üles märkida, kirja panna ja võib-olla jäädagi seda harjumuspäraselt tegema. Mu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil. Muutus teeb meeli avardavaid muusikalisi palu ja sisekaemuslikke mõtterännakuid ja juhul, kui see video sulle meeldib, siis pane meile pöial ja telli endale see kanal, et siis sa saad kogu aeg meid vaadata. Ja tõepoolest ma hakkasin sõjaväes kirjutama, kui ma olin 19. Kirjutasin 2 aastat, kirjutasin põhiliselt, mis juhtus ja siis üksikuid selliseid sisekaemuslikke mõtteid elust ja asjadest. Siis tuli mingi pikem vahe ja ma mäletan, kui ma olin umbes 33-34 ja mul tulid elus mingid raskemad perioodid, suuremad läbielamised ja sellest ajast saadik siis umbes 20, üle 20 aasta, 25 aastat peaaegu ma olen kirjutanud päevikut vähemalt korra kuus. Viimased 15 aastat või isegi nii on kuskil 150-200 lehekülge aastas. Ja kui ma ütlen korra kuus, siis minimaalselt tähendab see seda, et ma iga kuu lõpus teen sellise nagu kronoloogilise sündmuste kokkuvõtte sellel kuul juhtunust. Ja näiteks kui ma olen sel aastal seda teinud, esimesel poolel aastal, kui mul on olnud võrdlemisi madal energia, pole olnud väga eriti surtsu teha asju, mul on jäänud mulje, eriti kuu lõpus või ka poolaasta lõpus, et see on olnud selline maha visatud poolaasta või selline mõttetu kuu. Ja siis, kui ma loen ka 30 päeva lõpus seda, mis on sündinud sel aastal, ma olen jahmunud, kui värvirikas, kui kirev, kui tegus, kui sündmuste rohke ja samas, kui ma ei oleks neid asju kirja pannud ja peatunud ja meenutanud, siis mulle oleks jäänud domineerima see kuu lõpu või poolaasta lõpu ja aasta lõpu mulje ja see tunne, et mul on olnud vilets kuu või vilets poolaasta. Muidugi kohe on küsimus, et miks inimesed seda teevad. Ma mäletan, kui ma käisin nendel Ameerika eneseabikoolitustel omal ajal palju, siis üks mees, kes oli Tony Robbinsi mentor, Jim Rohn, tänaseks surnud mees, tema näitas oma neid musti päevaraamatuid selle koolitusel ja ütles, et see võib olla parim kingitus, mida te teete oma lastele ja lastelastele. Ja ma ausalt öeldes siis nagu uskusin seda. Ma täna sellest nii väga veendunud ei ole, et mu lapsi või lapselapsi peaksid minu sissekanded nii väga huvitama. Ma ausalt öeldes kõiki asju võib-olla ei tahagi, et nad loeksid. Et ma peaksin tegema väikese kustutuse või väikse toimetuse nendes päevikutes kord. Aga minu jaoks see päeviku pidamine on nagu väga mitme küljega asi. Kõigepealt ta võimaldab mul tõepoolest, nagu ma ütlesin, meenutada ja fikseerida ja justkui tekitada kas või vähemalt ainult enda jaoks. Ma olen vahel mõelnud, et äkki selle jaoks, kui mul tulevikus tuleb dementsus või mälukaotus, et siis ma saan lugeda või lasta kellelgi lugeda endale, mis elu ma elanud olen, mis mul juhtus näiteks aastal 2017 või 2037. Aga see moment ise, kui ma võtan ja mõtisklen ja kirjutan ja väljendan ennast ja rõõmustan või vastupidi kurvastan või analüüsin ennast, võib-olla väljendan mingisugused vihaseid või valusaid tundeid, ilma filtrita, ainult iseendale. See moment, mis kestab vahest võib-olla 5 minutit, vahest kestab tund aega, see on nagu selline nagu aja seisma panek. Ta on ka teatud mõttes nagu selline enda juurde tulek ja mingis mõttes ka nagu eneseteraapia või enda ravimine. Sellepärast, et kui sa väljendad ja kui sa analüüsid, siis sa sorteerid, sa annad hinnanguid
ja siis sa samal ajal jällegi nagu mõtestad lahti ja siis sellest kõigest on tolles hetkes väga palju kasu. Miks ma täna sest rääkima hakkasin, on see, et mul on viimastel päevadel olnud, tekkis tahtmine ja tekkis nagu põhjus lugeda erinevate aastate mingeid sissekandeid. No see algne põhjus oli see, et ma hakkasin oma ema leinaprotsessi lõpetuseks kirjutama justkui sellist nagu kokkuvõtlikku kirja emale teispoolsusesse, see on pooleli praegu. Ja siis ma tahtsin lihtsalt näha, mis juhtus millal, kuidas ma suhtusin emasse, mis asju ma üle elasin näiteks 5 või 10 aastat tagasi või 2 aastat tagasi, kui isa lahkus, eks ole. Ja selle päevikute lugemine oli mu jaoks ausalt öeldes nagu ootamatult selline võimas ja positiivne elamus. Tuli mitu asja tuli välja. Üks on see, et ma loed ja imestad ja siis tuleb meelde. Aga enamik neid asju, mis ma olen läbi elanud ja ma arvan sama juhtub sinu kohta, mis ma olen kirja pannud, ma ei tea, kas sina oled, täiesti meelest läinud. Ja nad ei peagi meeles olema. Ma arvan, et põhjus, miks minu isa lõpus kaotas mõistuse ja langes sügavale dementsusesse, oli see, et ta mäletas kõike. Ta tõepoolest justkui isegi uhkustas, mulle tundus sellega, et tal on perfektne mälu. Mu tütar räägib sama mulle vahetevahel. Ja samas mina ei mäleta. Mul oli kombeks, et mul on palju asju meeles ja mulle praegu tundub, et mul on enamik asju meelest läinud. Ja mulle tundub, et nii on ka lihtsam elada. Aga kui sul on kirjas, kui sul on mingi jälg on maas, siis oletamegi seda halvimat, et ühel päeval sa tahad meenutada, aga sul mälu on läinud või sul ei ole juhtunud midagi traagilist, nagu see dementsuse diagnoos näiteks, lihtsalt ei mäleta. Sa tahaksid meenutada, sul pole kuskilt vaadata, kellega sa kohtusid, mis oli see suurim väljakutse tol hetkel, missuguste probleemidega sa rinda pistsid ja maadlesid, mille üle sa kurvastasid, eks. Nii et see, üleeile õhtu lugesin seda 2017 päevikut ja loeks nagu põnevusromaani. Elan kaasa iseenda nooremale versioonile. Kui see ei ole põnev minusugusele inimesele, võib-olla ka sinusugusele, mis siis veel on? Eks ole nii, et see teraapiline aspekt, see tänaste ja toonaste arengute võrdlemise aspekt. Ma vaatan, mida see noorem Peep läbi tegi. Võin ta jääb naerma ja nutma ühe korraga. Et selliste nagu, tänases vaates nagu tühiste pisiasjade pärast ma olin nii kohutavalt mures. Elasin üle ja valutasin südant ja analüüsisin kirjalikult, mustvalged kirjas. Ja siis see näitab, et kui ma täna sellesse suhtun mõnes mõttes vähe üleolevalt või niimoodi nagu arusaamatusega, siis see tähendab seda, et mul on seda tüüpi selle kategooria probleemide lahendamisega korras. Et seda kontrasti vaadata ja tunnetada ja teada, see oli kuidagi nii mõnusalt ülendav. Ja üks kasu veel, mis läheb sinna eneseravi, eneseteraapia valdkonda, on see, et väga ei ole meil palju inimesi, või ütleme nii, et osadele meist, nagu mina, ei meeldi kurta teistele inimestele. Samal ajal kurtmine, põhjendatud kurtmine on vajalik. Ehk siis peaksime õppima mõõdukalt kurtma, leidma neid, kellele kurta, aga miks me ei võiks endale kurta? Kirja panna, ilma ennast kuidagi tsenseerimata ja ennast endale hinnanguid andmata, kirja panna neid valusid ja neid läbielamisi, seda vajadust, puudust ja kurbust ja ängi, mis ikka ja jälle inimesele hinge koguneb. Nii et vähemalt mina, kes ma kooli ajal armastasin spikreid kirjutada ja niimoodi õppida, ka konspekte kirjutada ja niimoodi meelde jätta, et proovi. Miks ma ütlen, kirjutamise eelises voice memode või videote ees on see, et neid on keerulisem tarbida ja vaadata. Aga tekst, väga lihtne. Nii et loodan, et see minu kogemuse jagamine sulle praegu tegi midagi head. Loodan, et sa valid teha kokkuvõtteid vähemalt või mingit põhjalikumaid kirjutisi enda elust enda tarbeks ja võib-olla ka oma lähedaste, oma laste või laste tarbeks. Ja juhul, kui see jutt sulle meeldis, tekkis selline kohe tahtmine asju hakata kirja panema, pane see pöial meile ja telli see video kanal endale oma feedi. Nii et aitäh, et sa lõpuni vaatasid ja kohtume kunagi hiljem. Kõik head sulle.